Tere, minu nimi on Rene Reisner, olen Kliimaministeeriumist rohereformi osakonnast, et alustame siis koosolekuga. Ma loodan, et mind on kuulda. Ma ei tea, kas te saate korra sisse lülitada, vaata. Okei, väga hea. Et siis selline lühike arutelu täna on plaanis 1,5 tundi ja rääkida kohalikest energia- ja kliimakavadest. Ja mõned küsimused on mul ette valmistatud. Ja see vajadus pigem tuli siis omavalitsuste poole pealt, et just selle põhiküsimusega, et mis nendest kliima- ja energiakavadest saama hakkab. Et mis see tulevik võiks olla, et sellist arutelu prooviski teha. Et see kava on meil siis täna selline, et kava on siis selline, et kõigepealt ma teen ise ühe väikese ülevaate infost, mis minul on olemas energia- ja kliimakavade kohta. Siis natuke räägib KIK, Keskkonnainvesteeringute Keskuse esindaja sellest, mis seisus need energia- ja kliimakavad on, mille peale raha antakse, mida edasi tegema võiks hakata. Ja siis lõpetuseks Kliimaministeeriumi poolt räägib natuke, et mis me siin plaanime energia- ja kliimakavadega teha. Ja tegelikult on nii, et me tahaks pigem nagu arutada, ja just kuulda seda omavalitsuste poolset nägemust, arvamust, et miks neid kliima- ja energiakavu vaja on või kuidas neid rakendada või kuidas nad tulevikus peaksid olema kasutatavad, et siis selle põhjalt me võtame selle info kaasa ja proovime siis seda oma edasises tegevuses arvesse võtta. Aga ilma pikema sissejuhatuseta, siis ma käin üle selle info, mis minul kliima- ja energiakavade kohta olemas on. Ja alustaks veel need põhiküsimused, eks ole, mille juurde pärast tuleme, et te võite juba mõtlema hakata, et ma pärast tahaks kuulda ka teie arvamusi ja mõtteid selles osas, et võib-olla põhiküsimused, mis selle arutelu juures peaks läbi käima, on siis see, et kas omavalitsustel on neid kavu vaja, mille jaoks neid kavu on vaja, mida seni on nende kavadega tehtud, kas nendel on mingisugust praktilist kasutust. Kui need kavu ei ole, siis miks neid ei ole, miks neid ei ole vajalikuks peetud või mis on takistanud nende koostamist. Mis on peamised probleemid, takistused omavalitsuse poolt vaadatuna, kui on tegemist siis nende kavade koostamise, uuendamise või rakendamisega ja mida siis võiks riigi ametiasutused teha selle jaoks, et aidata toetada omavalitsusi nende kavade koostamisel, uuendamisel, rakendamisel. Et ma pärast tulen nende küsimuste juurde tagasi. Aga taustinfoks siis nii palju, et oma olemuselt neid kohalikke energia- ja kliimakavu on meil vaja selleks, et toetada siis üleriigilist tegevustikku kliima ja energiaga seotud tegevuste elluviimisel, et meil on olemas riiklik energia- ja kliimakava, siis on meil tulemas seesamune energiamajanduse arengukava, mõlemad strateegilised dokumendid, siis on mõeldud selle jaoks, et sihtida ja saavutada erinevaid kliimaga seotud eesmärke ja energiaga seotud eesmärke. Täna siis on selline olukord, kus on siin viga teed, et KEK-ide koostamine on kohustuslik. Täna on siis selline olukord, kus KEK-ide koostamine ei ole kohustuslik, et iga omavalitsus on teinud seda oma äranägemise järgi ja kes kuidas seda vajalikuks on pidanud. Loomulikult siin on olnud ka rahaline toetus, et seda koostamist on siis rahaliselt toetatud ja selle jaoks Keskkonnainvesteeringute Keskusest on raha saadud. Ja pikem plaan seoses kliimakindla majanduse seadusega oli see, et neid kavu tuleks siis käsitleda ka selles kliimakindla majanduse seaduses, et eelnõus mõned punktid selle kohta olid olemas, et mismoodi neid käsitleda võiks ja põhimõtteliselt eelnõus nähti seda, et kavad võiksid olla siis kohustuslikud, et iga omavalitsus peaks selle endale tegema.
et see vormi küsimus jäi pigem lahtiseks. Ja on olemas ka mõned juhised, et Keskkonnainvesteeringute Keskusel on olemas selline sisuline juhis, et kuidas mõtestada erinevaid energiaga ja kliimaga seotud teemasid nendes kavades. Ma ei tea, kuidas teistel, aga mina enam ei kuule. Sama siin. Reneel on mikrofon kinni. Nii, nüüd peaks olema kuulda. Ja. Kas nüüd on kuulda? Okay. Ühesõnaga, et kliima- ja energiakavad täna, mis olemas on omavalitsuste poole pealt, et üldine info on jah see, et nad pigem sellist head praktilist väärtust ei oma, et näiteks kui me räägimegi sellest üleriigilisest kavast, et me ei saa sinna vajalikku sisendit, et nad jäävad kuidagi eraldiseisvaks ja ei ole me neid ka põhjalikumalt nagu analüüsinud ega uurinud, et miks need olemasolevad kavad sellised on, nagu nad on. Ja mis see hea praktika nende olemasolevate kavade juures on võib-olla see, et neid on kasutatud mingil määral siis erinevate tegevuste rahastamise põhjendamiseks, et meil siin varasematel aastatel on olnud toetused sellest Euroopa majanduspiirkonna programmist ja muudest sellistest rahastamisprogrammidest, et siis nende programmide raha me oleme on kasutatud energia- ja kliimakavades olevate tegevuste elluviimiseks, et selles mõttes on nad oma ülesannet nagu täitnud. Ja meil on siin koosolekul ka nüüd siis paar inimest, kes tegelevad selle Euroopa majanduspiirkonna järgmise rahastamisperioodiga, et nende huvi on kuulda ka seda infot, et mis omavalitsuste poolelt just vajaks rahastamist, et mis need teemad võiksid olla, mis kindlasti võiks olla ka nendes kliima- ja energiakavades käsitletud, et siis võtta sealt erinevaid tegevusi sinna Euroopa majanduspiirkonna programmi rahastamiseks. Nii. See hetkeseis on täna selline, et need kliima- ja energiakavad on olemas põhimõtteliselt 11 maakonnal, kokku 61 kohalikul omavalitsusel ja 3 ja üks kava on siis tehtud 3 vallale ühiselt. On vist selline hetkeseis, et meil on siin erinevad inimesed laua taga, kes noogutavad mulle kaasa. Ja seda kava ei ole 4 maakonnal, 18 omavalitsusel ja need, kellel seda ei ole, tegelikult praegu on esitanud ka taotlusi, et hakata seda kava koostama ja praegu koostamist on alustamas siis Maardu, Raasiku, Loksa, Kuusalu, Lääne-Harju, kes teeb siis uuendamist ja Jõelähtme, Anija ja siis Valgamaa arenguagentuur, kes siis katab kõiki Valgamaa valdu äkki. Täpsemalt ei olegi sisusse sisse vaadanud. Ja eristub veel Saue, kes ei ole taotlenud, kellel ei ole, aga Sauel on siis üks teine tegevus poolel, mis osaliselt peaks katma seda sama asja, mida me siis nende energia- ja kliimakavadega tahame saada. Nüüd eelmisel aastal me tegelikult korra vaatasime nendele kavadele peale, mis Eestis on tehtud ja põhiliste probleemidena saab välja tuua selle, et need kavad ei ole omavahel hästi võrreldavad. Ehk et näiteks kui riigi poolt vaatame, et saada sellist põhjalikku ülevaadet, siis tegelikult seda põhjalikku ülevaadet ei saa, et ei ole võimalik neid andmeid omavahel kokku panna, võrreldavaks teha. Ja eks see tuleb jah sellest, et kavu on koostanud erinevad konsultandid, kasutatud on erinevaid metoodikaid, erinevaid lähteandmeid ja selle tulemusena on siis saadud midagi sellist, mis on omavahel nagu raskesti võrreldav. Sisulise juhise puudumise probleem on ka, et meil on küll olemas juhis, mis nagu annab edasi infot, et mida justkui selle energia- ja kliimakava raames tuleks käsitleda, aga sellist nagu hästi konkreetset juhist, et tehke selline kava selliste peatükkide ja punktidega, käsitlege selliseid ja selliseid teemasid, võtke aluseks need ja need andmed, et sellist sisulist juhist ei ole.
aga iseenesest võiks olla, et siis loomulikult see aitaks väga palju kaasa sellele, et need kavad oleks lõpptulemusena ka võrreldavad. Mis puudutab eesmärke, ka eesmärkide puhul on see tuvastatav, et mõnel kaval on eesmärgid hästi üldised, mõnel kaval hästi konkreetsed. Eks see tuleb ka selle omavalitsuse vajadusest, et kus mida on tähtsaks peetud, mõnes kohas on mindud teemadega hästi detailidesse, mõnes kohas on jäädud selliste üldiste, pigem nagu riigi tasandi kliimaeesmärkide juurde. Konsultandid, kes on kavu koostanud, et neid on erinevaid, nad on kasutanud erinevaid metoodikaid, et näiteks ka selle CO2 jalajälje hindamiseks on kasutusel erinevad metoodikad. Igasuguste energiaga seotud arvutuste tegemiseks on kasutusel erinevad metoodikad. Et ka konsultandid tegelikult oma äranägemise järgi on erinevad metoodikaid kasutanud ja see on ka üks asi, mis siis tekitab selle olukorra, et need kavad ei ole omavahel võrreldavad. Alusandmetest ka juba nimetasin, et andmed võivad olla erinevad, et on võetud andmeid siit ja sealt. Tihti on meil see probleem, et näiteks kui me räägime kliimaandmetest, et kliimaandmed on üldjuhul üleriigilised ja kui me tahame omavalitsusele ja omavalitsuse kohta omavalitsust hõlmavat kava teha, et siis jah, et omavalitsuse kohta konkreetselt selliseid kliimaandmeid kätte ei saa, ei ajaloolisi ega ammugi mitte siis prognoositavaid. Et see on selline nagu teada-tuntud asi. Aga siin jällegi, et me proovime Keskkonnaagentuuriga läbi rääkida, et teha andmeid paremini kättesaadavaks ka omavalitsuste tasandil. Keskkonnaagentuur ütles meile selle kohta juba, et sellel ei ole erilist mõtet, et maakonna tasand oleks täitsa piisav, sest omavalitsuse lõikes ühes maakonnas need andmed ei pruugi olla nii väga erinevad. Aga ikkagi, et see on nagu põhimõtteline asi, et tegelikult võiks olla sellised olulised andmed iga omavalitsuse kaupa saadaval, lihtsasti kättesaadaval. Siis veel ühe probleemina tahame välja tuua selle, et omavalitsuse tasandil on ka seda teadlikkust ja arusaama nendest kavadest väga erinevalt. Et mõnes omavalitsuses ei teada sellest kavast midagi, kuigi see kava on olemas. Mõnes omavalitsuses on konkreetne inimene, kes selle kavaga on nagu lähemalt kokku puutunud ja teab, mis seal sees on. Et jällegi, et see on nagu seinast seina. Et ei saa öelda, et ei saa ka nagu nõuda seda, et seal keegi peab sellest vastutama ja sellega igapäevaselt tegelema. Aga lihtsalt, et märkida ära, et see suhtumine on nagu erinev. Ja mõnes kohas jah, et pigem see kava on valmis tehtud konsultantide poolt ja on nagu riiulis ilusti olemas, aga otsest jah, sellist praktilist kasutust ei leia. Siis ühe probleemina on kindlasti ka raha teema siin sees, et kui see kava on olemas, et siis selleks ei ole raha, et seal olevaid tegevusi meetmeid rakendada. Mõnel juhul võib olla ka probleem selles, et ei ole raha, et seda kava koostada, et näiteks ka kui KIK-ist raha taotleda, et siis selle jaoks on vaja oma finantseeringut, et ka see võib olla takistus, et seda kava siis uuendada ja samamoodi ka meetmete rakendamisel, et ei pruugi olla piisavalt raha, et siis neid rakendatavaid meetmeid kaasfinantseerida. Konsultantide tehtud tööd vaadates, need konsultandid, kes neid kava on koostanud, et siis ühe sellise negatiivse asjana saab välja tuua seda, et paljudel juhtudel on kasutatud, mitte paljudel juhtudel, aga mõnedel juhtudel on kasutatud siis samu lähtetekste, ehk et kui mõne omavalitsuse kava võrrelda, siis põhimõtteliselt need tekstid on identsed ja mõnes kohas vist oli ka tuvastatav, et omavalitsuse nimi oli jäänud vahetamata, et oli näha, et oli võetud siis mingi teise omavalitsuse kava ja see üks ühele nagu üle tõstetud ja nimi oli jäänud ka muutmata mõnes kohas. Ja mis selle sisulise poole pealt on nagu võib-olla kõige selline keerulisem puudus ongi see, et mida meil oleks just vaja, et kui on eesmärgid, et siis mis on need tegevused nende eesmärkide saavutamiseks, et seal seda seost leida on hästi raske, et on kavu, kus on eesmärke eeskujulikult kirjeldatud, on kavu, kus on meetmeid eeskujulikult kirjeldatud, aga ei ole nagu seda seost, et kuidas need kavandatud tegevused ja meetmed siis eesmärkide saavutamisele kaasa aitavad. Et sellise ülevaate või sellise nagu kriitilise ülevaate saame nagu olemasolevate kavade kohta teha. Ja siin üks stiilinäide ka, et üks on siin Läänemaa ja siin teine sisukord on ühest teisest omavalitsusest, et mis
mis need erinevused on, et see on lihtsalt nagu ilmestada seda jah, et kuidas neid andmeid on esitatud, et siin ühel pool jah, räägitakse maakonna ruumilisest arengust, teisel pool on, teises kavas on konkreetsed inventuuri andmed väga detailselt. Et jah, et see kvaliteet ja detailsus on jah, nagu seinast seina, aga noh, jällegi ei saa öelda, et mis on õige, mis on vale, et tööd on tehtud, vaev on nähtud, materjal on olemas, aga jah, nüüd peaks nagu mõtlema selle peale edaspidi, et kuidas seda siis nagu ühtlustada niimoodi, et meil oleks endal kõigil sellest rohkem kasu, et nendest materjalidest, mida me kokku oleme ajanud. Ja mida võiks siis teha paremini, et esiteks see teadlikkuse pool, selgitada, nõustada, anda täiendavat infot just nende kavade kohta, et miks neid kavasid vaja on, ühtlustada vajalike andmete kättesaamist ehk need samad alusandmed, mida kasutama peaks, et tegelikult need võiks tulla riigi ametiasutuste poolt, just need mingisugused baaskliimaandmed või näiteks energiatarbimise andmed, et need võiks olla siis ühtse kvaliteediga ühest allikast, kindlast allikast, usaldusväärsest allikast ja võrreldavad. Et see on nagu rohkem ülesanne siis riigi ametiasutustele. Samamoodi KHG arvutused, kui neid tehakse, et siis me peaks kasutama seda, mida me ise juba teeme, et meil teatavasti Keskkonnauuringute Keskus neid KHG arvutusi teeb, aga siin osades nendes kliimaenergiakavades on teinud konsultandid oma mingisuguste metoodikate järgi ja need ei pruugi minna kokku selle infoga, mis siis Keskkonnauuringute Keskus meile on esitanud. Siin üks ettepanek on olnud erinevates formaatides läbi käinud jah, et keegi võiks selle enda nagu südameasjaks võtta selle kava, et see oleks nagu kellegi laua peal, seda täna jah, me nagu nõuda ei saa, et eks iga omavalitsus vaatab ise, kuidas neid asju korraldada. Aga jah, et seal võiks olla keegi, kes siis nagu täpsemalt seda sisu teab ka, et ei oleks päris nii, et konsultant teeb materjali valmis, vajab laua peale ja siis keegi täpsemalt ei tea, mis seal kavas sees on ja siis muidugi ei saa ka seda rakendama minna, et kui ei ole täpselt kursis, mis selle kavaga, kuidas see kava tekkinud on ja mis selle mõte nagu on. Nüüd, mis on nagu oluline ja meie jaoks ka oluline, et edaspidi tegelikult mida me tahame on jah see, et kui me neid riigipoolseid toetusi anname, et siis see peaks põhinema mingisugustel konkreetsetel plaanidel, kavadel, et see kliima- ja energiakava võikski olla üks selline plaan ja kava, mida siis arvesse võetakse erinevate kliima roheteemadega seotud investeeringute rahastamisel. Et see eeldab ka ikkagi mingisugust seaduslikku alust, täna seda seaduslikku alust ei ole, et võib-olla kliimakindla majandusseadusesse see tuleb mingisugusel kujul, aga seda seost jah, peaks nagu tekitama sinna, et see on jällegi rohkem nagu selline kliimaministeeriumi ülesanne. Aga teiselt poolt omavalitsuste poolt vaatuna ka, et kui mingisuguseid tegevusi teha, et siis tegelikult peaks vaatama, et mis seal kliima- ja energiakavas sees on ja kas need rahastatavad tegevused või toetatavad tegevused nende koha peal tehakse, et kas nad siis aitavad seda kava ellu viia või kavas olevaid eesmärke saavutada. Nüüd kliimakindla majandusseadusest ma natuke rääkisin, et seda me räägime ju pärast veel, et jah, et seal võiks olla täpsem regulatsioon, tänast regulatsiooni ei ole. Kui see regulatsioon oleks, kui see paneks paika täpsem sisu ja vormi nõuded, et siis ilmselt päris suur osa probleemidest laheneks. Kõik see, mis puudutab seda kavade võrreldavust, ühiseid eesmärke ja kõike seda, et see, kui see olemas oleks kõigil nagu tunduvalt lihtsam tööd teha. Ja samamoodi see kohustuslikkus, et selle kliimakindla majandusseaduse eelnõus ta oli nagu sisse kirjutatud, et seda teha tuleb, et kas siis eraldi seisvana või osana kohaliku omavalitsuse arengudokumendist, et jah, et kui ta nagu kohustuslikuna kirja saaks ja seda regulaarselt nagu tehtakse, üle vaadatakse, et siis ilmselt see aitaks olukorda tunduvalt lihtsamaks teha kõikide osapoolte jaoks. Ja lihtsalt taustinfoks jah, et kuidas neid tehakse, et täna see hinnavahemik ühe selle kliima-energiakava koostamiseks on seal vahemikus keskmiselt kusagil 20 000 – 30 000 eurot. See sõltub muidugi sellest, jah, et kas tehakse ühele omavalitsusele või mitmele omavalitsusele ja ütleme, et ta kuskil sellises suurusjärgus on, et võib olla ka suurem, võib olla ka väiksem. Ja need peamised konsultandid, kes on olnud kaasatud sellest, ongi Hendrikson, Trea, Sustineerets, Vita, siin keegi Tepsli, Energeks, Konsultaare
on võib-olla kõige rohkem teinud, Cumulus ja Nominet, sellised nimed on läbi käinud nende koostamise juurest. Et selline on see hetkeseis ja ütleme, et tuleme uuesti nende küsimuste juurde tagasi ja et tegelikult nüüd me oleme sellise esialgse ülevaate teinud, asjade peale mõelnud, hädasti oleks vaja ka sellist omavalitsuste vaadet ja tunnetust, et mis nende objektidega teha, et vaadake veel korra neid küsimusi, et nende juurde tuleme, aga ma nüüd siin annaks sõna Keskkonnainvesteeringute Keskuse esindajale, et kuidas Keskkonnainvesteeringute Keskus seda energia- ja kliimakavade koostamist näeb. Et igaks juhuks küsin, et kas keegi tahab midagi vahepeal küsida või on kellelgi mingi märkus tekkinud? Andke märku või kirjutage chatti. Tundub, et ei ole, aga äkki meil on keegi online'is siis jah. Reeli on online'is. Jaa, tere Jah. ka minu poolt. On mind hästi kuulda? Jaa, on kuulda. Ja mina olen Reeli Jakobi ja Keskkonnainvesteeringute Keskusest kliimaelurikkuse valdkonna juht ja kekkide toetused siis on ka minu portfellis üks toetusmeede. Et natukene räägin mõne sõnaga KIK-i vaatest. Meie poolt on siin ka Kristiina Jürisoo, kes on vastutav projekti koordinaator, kes tegeleb siis konkreetselt kliimaenergiakavade ja rohestamiskavade toetusmeetmega ja nõustab taotlejaid. Et kindlasti, kellel on huvi tulla taotlema, siis jätke see nimi meelde ja leiate KIK-i kodulehelt ka täpsemat infot. Kõigepealt natuke räägin tausta, ma jagan peagi paar slaidi ka, aga jah, et KIK on toetanud erinevatest rahastusallikatest kohalike kliimaenergiakavade koostamist. Euroopa majanduspiirkonna eelmise perioodi vahenditest siis toetasime kokku 6 maakonnas kliimaenergiakava koostamist ja kui ma peast mäletan õigesti, siis 5 linnas, et päris suure ja olulise osa kliimaenergiakavadest saime siis tehtud Euroopa majanduspiirkonna programmi toel. Ja praegu on avatud struktuurivahenditest meede kliimaenergiakavade koostamiseks ja ka rakendamiseks. Ma jagan nüüd slaidi ka, et ma loodan, mul on jagamise õigus olemas. Nii. Jah, on näha küll. Ja natukene sellest toetusmeetmest ka, et jah, KIK-i kodulehelt leiab täpsemat infot, aga põgus ülevaade siit ka, et toetusmeede siis on suunatud muidugi kohalikele omavalitsustele ja ka maakondlikele omavalitsusliitudele. Siis kogu toetusmeetme eelarve on veidi üle 3 miljoni euro. Sealt kliimaenergiakavade koostamiseks oli 300 000 eurot, et see on nüüd kohe ammendumas. See tähendab, et kliimaenergiakavade koostamist me enam ei rahasta, küll aga rahastame jätkuvalt kliimaenergiakavade rakendamist.
kuni vabade vahendite olemasoluni, et praegu vabu vahendeid selles meetmes on, olete julgelt oodatud taotlema, et missuguseid tegevusi siis toetame. Erinevaid teavitustegevusi, mis on seotud siis kliimaenergia kavadega, seminare, kliimauuringuid ja linnalistes ja väikelinnalistes piirkondades siis ka taristutegevusi, mis puudutavad siis kliimariskide maandamist, erinevaid looduspõhiseid lahendusi, rohe- ja sinialade laiendamist ja nii edasi. Et nota bene siin veel kord rõhutan üle, et praegu on küll menetluses veel mõned kliimaenergiakavade koostamise taotlused Viljandi ja Maardu linnade osas ja 7 kekki oleme ka sellest toetusmeetmest juba rahastanud. Kuid jah, et kavade koostamist me enam ei toeta sellest meetmest, küll aga siis taristutegevusi, kuid siin on oluline, et need tegevused peavad olema planeeritud siis kliimakavas. Seos taristutegevuse ja kliimakava vahel peab olema selgelt tuvastatav ja vajadus. Võib-olla ka veidi Rene palus rääkida, et see toetusmeede on veidi ümbertegemisel, et KOV-ide osas mis on väga oluline, on muutumas soodsamaks toetuse tingimused, see tähendab, et omafinantseeringut tuleb vähem panna. Senise 40–70% asemel saab siis toetuse määr olema 65–85%. Igale KOV-ile oma toetusmäär ja see on meil toetuse andmise tingimuste määruse lisana saab kehtestatud, kui siis see määruse muudatus saab jõustatud, et praegu on see alles avalikul kooskõlastusringil, et veidi võtab aega, aga seejärel siis muutuvad toetuse määrad KOV-idele soodsamaks. Lisaks saab teha ka suuremaid taristuprojekte. Täna oli meil maksumuse piirmäär kuni 200 000 kogu maksumusega projektid. Kuid pärast määruse muutmist siis saab ka suuremaid ja kallimaid projekte sellest toetusmeetmest teha. Ja lisandub ka toetatavaid tegevusi juurde. Mul oli ja projekti koordinaatori kontakt on ka siin olemas infograafika pildina ka, et kes siis saavad sellest toetusmeetmest toetust taotleda ja mille jaoks. Ja kuna kliimaenergiakavadega on ka seotud just suuremate linnade vaatest rohestamiskavad, siis kõik üle 10 000 elanikuga linnad võivad selles samas toetusmeetmes siis taotleda toetust ka rohestamiskava koostamiseks ja rakendamiseks. See tähendab ka, et rohe- ja sinialade rajamiseks. Võib-olla Kristiina, kas sul on ka midagi lisada veel? Tere! Hetkel lisada ei ole, et kuna jah, vahendeid jagub, et siis kutsun ka üles, et just neid tegevustele taotlema, et erinevate rohealadega seoses meil on hetkel 2 taotlust on sees, aga selles suhtes veel jagub, kui kellelgi on huvi.
ja võib-olla see ka, et kui on tekkinud see küsimus, et miks neid kliimaenergiakavasid üldse koostada on vaja, siis ma arvan, et kõige olulisem ja tähtsam põhjendus ongi see, et tegelikult tegu on kohaliku tasandi KOV roheteekaardiga, et meil ei ole võimalik kliimaneutraalsuse ega kliimamuutustega kohanemise eesmärkide suunas liikuda ega neid eesmärke saavutada ilma kohaliku tasandi panuseta ja KOV reaalsete tegevuste elluviimiseta, et selles suhtes väga oluline on kindlasti kohalike omavalitsuste selge plaan paika panna, eesmärgid seada ja meetmete tegevustega need kokku viia ja kindlasti need toetusmeetmed, kus KEK kui eeltingimus saab olema eeltingimusena sees saab olema neid toetusmeetmeid aina lisandumas ja tulemas, et selles suhtes ilma KEK-ita, no tegelikult täna võibki öelda, et juba KEK-idega kaetus on väga hea meil, et esimesed KEK-id on olemas peaaegu et kõigil KOV-idel juba või saavad olema, et kellel on veel koostamisel, aga jah. Et minu poolt praegu võib-olla kõik, et Kliimaministeeriumist räägitakse täpsemalt, mis on kliimakindla majandamise seadusega rakenduvad kohustused KEK-ide koostamiseks. Nii, okei, aitäh, et siis heaks juhuks küsin üle, kas keegi tahab midagi küsida selle KIK-i tegevuse kohta, nende toetuste kohta on mingeid märkusi, mõtteid. Et 2 varianti, kirjutage chati või andke teada, Airi küsida, et mis kvalifitseerub rohestamiskavaks, kas näiteks üldplaneeringu raames tehtud rohe-sinivõrgustiku planeering võiks olla rohestamiskava? Rohestamiskava kohta on ka täpsem juhis KIK-i kodulehel ja võtke ühendust, vaatame koos, et mis see täpne küsimus on ja konsulteerime ka Kliimaministeeriumiga, kui on vaja. Et oleme ka nõu andnud nendele suurematele linnadele, et jah, rohestamiskava võib olla osa kliimaenergiakavast ja see tundubki loogiline ja hea plaan, et need kavad on kokku viidud. Et kindlasti ei ole eesmärk erinevaid kavasid võimalikult palju toota, vaid eesmärk on ikkagi see, et need kavad ka reaalset eesmärki kannaksid. Selge, aga siis nüüd veel enne, kui selle arutelu juurde läheme, et siin midagi üks hetk. Kas rohestamiskava muutub kohustuslikuks tulevikus? Sellest ma räägin niisama. Ja, et kohe räägime sellest ka. Et jah, et siis läheme järgmise punkti juurde, et see on siis Kliimaministeeriumi vaade nüüd nendele kavadele ja mis võib-olla selle kliimakindla majanduse seaduse kontekstis võiks oluline olla, et siit siis koha pealt räägime. Ja, kas ma räägin läbi sinu mikrofoni või pannakse kinni? Okei, selge. Ma siis jagan oma ettekannet. Nii, me jagame ettekannet. Ilge jama on selles mõttes, on 2 akent ära. Võiga kinni panna. Nii, jah, on näha või? Ja, oota, mis ma panen selle, siis on pole 100 aastat midagi rääkinud. On see. Tahaks panna selle esineja. Paidis ja andis äkki. Jah, aga. Nii, mul läks. Ja tere ka minu poolt, mina olen Maris Arrog, siis kliimaosakonnast ja räägin teile või annan
kahel slaidil ülevaate, et millised plaanid nii-öelda seoses siis energia- ja kliimakavadega meil on ja ka üks küsimus oli seal juba rahastamiskavade kohta sellest ka, et ma siin ütlen kohe selle disclaimeri, et ja siin on punases ka, et me räägime ikkagi seaduseelnõust. Seaduseelnõu on praegu täpselt selles etapis, et ta on valitsuse ukse ees ootamas. Praeguste plaanide kohaselt sooviks enne kui Riigikogu nii-öelda puhkama läheb, selle valitsuses ära kinnitada ja nii, et Riigikogu saaks enne suvepuhkusi selle menetlusse võtta või töösse võtta. Ja siis juba läheb ta edasi nii, et seda me ei oska väga ette prognoosida, kuidas need 3 lugemist läheb. Aga praegu on küll nii, et jah, et seda kliimakindla majanduse seadust siis me võrreldes eelmise versiooniga, mis avalikkuse ees oli ja mis on ka eelnõude infosüsteemis olemas, on ka linnade valdade liidule nii-öelda kooskõlastamiseks saadetud, on siis muutunud nii mõndagi, et seadus saab tõenäoliselt olema lühem, oluliselt lühem. Ja seaduses siis on sisuliselt ainult kõige olulisemad põhimõtted, kliimaeesmärgid nii riigile kui ka siis kohustused kohalikele omavalitsustele ja siis kliimaeesmärkide seiresüsteem. See on see parim teadmine, mis mul hetkel praegu on. Võimalik, et seal on mingid kindlasti saavad olema mingid rakendussätted lisaks, aga millised, kas ka mingid seadusemuudatused tulevad, seda ei oska veel ütelda. Aga siis tegelikult ütleks niimoodi, et kohalikele omavalitsustele just, mis puudutab energia- ja kliimakavasid, siis ei muutunudki väga palju. Soovime või plaanime ikkagi muuta seda nagu kohustuslikuks, et mingisugusel kujul, kas siis üksikul omavalitsusel või omavalitsuste liidul või maakonna arenduskeskustel peaks olema mingid eesmärgid seatud siis, mis puudutab energiat ja kliimavaldkonda. Ja siis lisaks ka see puudutab siis, see on siis nii-öelda kasvuhoonegaaside heite vähendamise kui ka siis kliimamuutuste kohanemise eesmärgid ja seal ka peaks olema juures loomulikult tegevuskava. See tegevuskava ongi siis tegelikult oluline ka rahastuse võtmes ja tegelikult siin Rene juba ka ütles ja ma ei tea, kas meil Euroopa majanduspiirkonna planeerijatest ka kedagi kuulamas on, aga tegelikult on suundumus ikkagi see, et need toetused seotakse väga ära sellega, on nii-öelda Euroopa majanduspiirkonnas ka täiesti nagu omaette selline nagu valdkond, mis siis on kohalike omavalitsuste võimestamine energia- ja kliimateemades, eks ju, ja juba see nii-öelda by default näeb ette, et mingi plaan nagu peaks olema. Kuidas siis kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada, kuidas mõelda kohanemise aspektid läbi. Ja siis nüüd see küsimus, mis puudutas rohestamiskavasid, siis tõepoolest oli meil varasemas eelnõus ka sees, tähendab, see on olnud algusest peale, et plaanime siis niimoodi, et vähemalt 10 000 elanikuga linna kui asustusüksuse kohustus on siis koostada linnaruumi ja looduse lõimimise kava, ehk siis meie teame seda nii-öelda, vana nimi on see rohestamiskava, hetkel on see pikem nimetus, natuke ilusam nimetus, võib-olla on linnaruumi ja looduse lõimimise kava. Ja seal siis seatakse rohealade osakaalu eesmärk ja tegelikult, mis nüüd need planeeringute küsimust puudutas või et kas see katab selle ära, et seal on
tegelikult selle elurikkuse strateegiast tulenevad need nõuded kõik nendele rohestamiskavadele. Et seal on see võrade katvus ja mingid sellised nüansid, et siis peab nagu konkreetsemalt vaatama, et kas planeering katab kõik need punktid ära. Et meil on just ütles või Reili, ma ei mäletagi, et meil on juhis ka elurikkuse kaitse osakond on teinud selle jaoks, mis on siis tegelikult komisjoni juhise eestikeelne ja võib-olla nagu paremini loetavam variant. Ja siis on lihtsalt see, et neid nimetatud kavasid siis tuleks uuendada vähemalt iga 10 aasta tagant. Ja rohkem ei olegi. Me ei ole praeguses eelnõu variandis seda vormi kohustuslikuks tegelikult teinud. Et praegu oleme välja võtnud selle, et me lähme määrusega sisunõudeid reguleerima, eks ole ka sellest valitsuse poliitikast, et üks eelnõu sisse, teine välja või üks määrus sisse ja üks välja, et seda bürokraatiat ja sellist asja nagu vähendada ja halduskoormust. Aga selge on see, et panen edasi ka slaidi, et siin tulebki see ka, ma juba kordan natukene, aga midagi pole teha, et just see energia- ja kliimakavade võrreldavus, et me kindlasti seda juhist, Hedi räägib kohe lähemalt, et juhist kindlasti muudame paremaks, konkreetsemaks, aga hetkel on see plaan maha võetud, et me läheksime seda määrusega kohustuslikuks tegema. Nii, ja siis jah, et siin ma juba ütlesin ka, et energia- ja kliimakavade olemasolu siis on juba tegelikult doonorid Euroopa majanduspiirkonnas ehk siis norrakad nõuavad, et ja suunavad, eks ju, selliste kavade koostamisele. Euroopas on kohalikud omavalitsused juba mitmendat ringi, et meie siin oleme sabassörkijad, aga see on ka täiesti okei, et Eestil on ka ainult üks kohanemise arengukava ja me oleme uuendanud oma kliimapoliitika põhialuseid, on ju, kliimaseadust veel ei ole, et teistel riikidel on need asjad kõik juba ammu olemas ja mitu korda ka muudetud, et see on jah, nagu see just see planeerimine ja pikk vaade tuleb sealt energia- ja kliimakavast. Ja siis, mis on, mida nagu silmas pidada või mis oleks oluline Kliimaministeeriumi vaatest, on just see, et kasvuhoonegaaside inventuur peaks olema siis tarbimispõhine. See on nagu eeskätt tegelikult Eesti kontekstis võib-olla kõige lihtsamini seletav see, et tootmispõhine on siis näiteks Ida-Viru maakonna näitel, et kogu koorem lasub siis seal ja nii-öelda siis Ida-Viru maakonnas Jõhvid, Tapad, Narvad peavad meeletult pingutama, eks ju, et oma kasvuhoonegaaside jalajälge vähendada selle asemel, et võrreldes seda selle tarbimispõhiselt nii-öelda, et teha pingutusi, et seda tarbimist vähendada. Ja siis võrreldavuse koha pealt on oluline ka see, et loomulikult kohaliku omavalitsuse energia- ja kliimakavad peavad siis hõlmama kogu territooriumit. Et mitte ei piirdume vallamajaga, ma ei tea, lasteaiaga, spordihoonega, vaid me vaatame ikkagi terviklikult, et kogu see haldusterritoorium, et seal
milliste meetmetega, näiteks teed ja tarist või infrastruktuur, eks ju, et pargid, putukaväilad, ma ei tea, et terviklikult, mida saab kohalik omavalitsus siis kliimamuutuste kontekstis või kliimamuutuse kontekstis teha, et seda see energiakliimakava peaks katma. Ja minul selles mõttes kliimakindla majanduse kontekstis oleks kõik minu poolt, et mul on siin üks slaid Hedil ka veel rääkida. Ja tere, mina olen Hedi Eriksoo kliimaosakonnast ja vastutan siis selle analüüsi koordineerimise eest. Et meil on plaanis koostada energiakliimakavade analüüs, hetkel on alles meil hange ettevalmistamisel, ehk siis meil partnerit veel selleks ei ole, aga loodame selle 2-3 kuu jooksul siiski leida. Ja eesmärk on siis, nagu juba varem siin Maris ja Rene on välja toonud, et need probleemkohad, et energiakliimakavad ei ole võrreldavad, ei ole ja on väga erineva kvaliteediga, et siis kõigepealt me uuriksime kõik Eesti need KEK-id, et kas ja kuidas on seal kajastatud kliima ja energia eesmärgid ja siis selline mõte oli ka, et vaataks ka näiteks 3 teise riigi kava juurde, et kuidas neil on seda tehtud ja siis kui me uuriksime siis ka kasvuhoonegaasi heitkoguste vähendamise eesmärke ja meetmeid, et kuidas on need paika pandud ja just see elluviimise pool ka, et kuidas need plaanid on kirja pandud, ka kohanemise eesmärgid, energiapoliitika eesmärgid ja siis oluline on ka siis vaadata, kuidas nende eesmärkide seiramine käib ja aruandlus, kas on kuidagi see nagu kajastatud kavas, et kuidas eesmärkide täitmise edenemine toimub. Ja siis selle analüüsi alusel me plaanime siis koostada, nagu siin juba varem ka mainitud on, et puudu on korralik põhjalik juhis, et siis me sooviksime siis seda KOV-idele pakkuda sellist põhjalikumat juhist, mille alusel seda kava täiendada või koostada. Praeguse plaani järgi me loodaksime, et see analüüs valmib meil aasta lõpuks hiljemalt, et siis selle alusel siis me saaksime hakata siis seda juhist koostama. Jah, praegu hetkel rohkem ei lisagi, et kui on küsimusi, et siis vastaks. Okei, selge pilt. Et põhimõtteliselt nüüd me oleme siit riigi ametiasutuste vaatest selle teema nüüd ära kirjeldanud, et mida me juba teame, mis me täna teeme ja kuhu nagu suundumus oleme. Ja nüüd selle ülejäänud aja tegelikult tahaks kuulata rohkem omavalitsuste poolelt, et mis tunnetus, mis suhtumine, mis mõtted omavalitsustes seoses nende kliima- ja energiakavadega on ja võib-olla reaktsiooniga siis sellele kuuldule, et mis edaspidi plaanis on, et selle kliimakindla majanduse seadusega seoses, toetusmäärade muutmisega seoses, et me analüüsime, uurime, et me tahame teha uut juhendit, et andke endast märku, kes sõna tahab võtta või siis kirjutage siia aknasse oma märkusi ja mõtteid. Aga ma võib-olla küsiks, et äkki meil on siin mõned suuremad omavalitsused, näiteks Tallinn, et äkki Tallinna poolt, mis Tallinnas tehtud on ja mida selle jutu peale arvata, mis siin praegu kuulda nagu oli. Aire, kas sa oled olemas? Tere ja Airi, ma olen olemas. Nii, tervitused Tallinna strateegiakeskusest, et ma võtan eelmisest jutust selle sõna või mõtte üle tegelikult,
et kui te hakkate tegema hanget ja siis jõuate poole aasta pärast lahendusteni, et siis ma tegelikult pakun välja, et ma arvan, et omavalitsustel on endal päris palju kogemusi nagu kliimakavade rakendamisel, kus me saame üksteise kogemusi jagada juba enne seda, kui te seda hanget tegema hakkate või tulemused saate. Tegelikult selline kogemus ütleb, et selline üksteiselt õppimise meetod on nagu tegelikult, ma arvan, üks parimaid viise. Ja et selles mõttes see võib tulla isegi, sealt võivad tulla nagu paremad lahendused kui see, et te teete mingi koostamise juhise. Et ma arvan, et me kõik üheskoos saame võib-olla isegi tegelikult ise endale teha nagu paremat juhist, et no kindlasti omavalitsused on nagu päris erinevas võimekuse astmes, et Tallinnal on tegelikult energiakava. Tallinn hakkas asju tegema sellepärast, et Tallinn ühines linnapeade paktiga ja linnapeade pakt nõuab kliimaenergiakava olemasolu ja meil praegune kliimakava kehtib aastast 2021, mis on siis kuni aastani 2030 ja meil oli enne seda olemas ka kliimaenergiakava. Ja mul on väga hea meel kuulda seda, et selles kliimaseaduses ei tule nagu mingid vorminõudeid, et selles mõttes ma arvan, et ma usun, et Tallinna kliimakava on päris hea dokument. Me juba teame ette, et ta ei ole ideaalne dokument, eriti mis puudutab kohanemisi tegevusi ja me tegeleme sellega. Aga et ma arvan, et see võiks vastata nagu kõikidele nendele tingimustele, mis seal KIK-i rahastamismeetmetes võiksid siis eelduseks olla, et selline kava on olemas, et mitte, et ei lähtuta sellest KIK-i juhisest, vaid et üldiselt. Aga et üks asi, mis ma tahan rõhutada võib-olla teistele on, et Tallinn me päris aktiivselt võtame osa kõikidest Euroopa Komisjoni poolt pakutavatest nagu abivahenditest, et mis kliimaenergiakavade kontekstis jagatakse ja eriti aktiivselt me oleme osa võtnud just kohanemise missiooni ka kaasnevatest infost ja see on hästi-hästi põhjalik Euroopa Komisjoni poolt pakutud. Ma usun, et nagu paremat viisi või paremat lahendust ei ole, et me hetkel tegeleme näiteks riskide hindamise teemaga, mis selle kliima kohanemise missiooni nagu tehnilise toe puhul on väga-väga põhjalikult läbimõeldud tööriistad, meetmed, koolitused, see tehniline tugi, mis sellest võrgustikust saab taotleda, mis tuleb eestikeelsena, et tegeletakse nagu teie kohaliku omavalitsusega individuaalselt seal läbimängudega, kuidas mingeid asju läbi mõtestada, ettevalmistused, konsultantide abi ja see kõik on tasuta. Et see kliimakohanemise missiooni tugi soovitan kõigil selles osaleda. Aga et kui siin Rene enne ütles, et ma räägiksin mõne punktiga seda, et mis Tallinn on teinud oma kliimakavast lähtuvalt või miks see üldse on hea, eks ole, et päriselt meil ta on otsuste mõjutaja, aga et see ei ole olnud lihtne protsess ja tähendab seda, et kindlasti peab olema nagu organisatsioonis keegi, kes nügib seda protsessi, et kui ta lihtsalt on mingi dokument, mida keegi ei jälgi, et siis see võib-olla ei hakka sellist iseseisvat elu elama, aga Tallinna õnn on see, et meil on strateegilise planeerimise nagu raamistik, kus on Tallinna arengustrateegia ja selle all siis selline horisontaalne kliimakava. Ja et meil on konkreetsed eesmärgid ja see läheb meil kõik nagu kuni sellise töölaua ja Plan Pro ülesanneteni välja, kus me seome siis kliimakavaga mingite asutuste tegevused, et me saaksime jälgida näiteks, et kui mingisugusel tänava rekonstrueerimise käigus ajatakse looduspõhiseid lahendusi või istutatakse puid või tehakse rattateed, siis me teame, et see on kliimakavaga seotud tegevus, me võime selle arvesse võtta, me teame, kui kaugel see on. Et sellised nagu väga reaalsed sellised jälgimise sammud, et kuidas teada, et mis konkreetsed otsused, mis neil näiteks kliimakavast lähtuvalt, mida me oleme teinud, on üks suuremaid, mis puudutab gaasiküttelt kaugküttele üleminekut, et kuna Tallinna kaugküttepartner on Utilitas Tallinn, kellel Utilitase kontsernil tervikuna on plaan 2030 juba kliimaneutraalsus saavutada, siis nii palju suuri gaasitarbijaid kui võimalik ühendada kaugküttega, saame oluliselt heitmeid vähendada ja odavamale
ja kindlamale küttesüsteemile viia, et muuhulgas Tallinnale kuuluvad 2 suurimat gaasitarbijat oleme leidnud lahendusi, et kuidas neid gaasilt ära viia, üks on Salme kultuurikeskus näiteks. Siis teine, mis me oleme kliimakavast lähtuvalt teinud, on see, et Tallinnas on tehtud nagu varasematel aastatel juba see otsus, et kõik Tallinna asutuste hooned, kogu elektritransport, kõik foorid, kõik on taastuvenergia peal. Et see nagu nähtub ka me iga aastaselt seda seirame ja vaatasime oma inventuuris ja siis üks asi, mis veel, mida see on mõjutanud, on näiteks, et kui meile soetatakse uut ühistranspordi veeremit, et siis küsimus selles, et kas me ostame diiselbusse või biogaasibusse, siis biogaas meil tuleb praegu osaliselt Tallinnas kogutavast biojäätmetest, mis tehakse siis Maardus biogaasiks, et siis see otsus tuli biogaasibusside kasuks just lähtuvalt sellest, et meil oli võimalik tugineda nagu kliimakavale, aga jällegi selliste nagu Tallinn on suur organisatsioon ja selliste protsesside nagu asutusteni viimine on nagu selline pidev meeldetuletamine ja koolitamine ja süsteemide sisseseadmine, et see on nagu päris mahukas tegelikult, et meil tegeleb sellega strateegiakeskuse rohepöördebüroo, mul siin kolleegid on ka kuulamas, täiendamas, et meil sellele lisaks on veel muid ülesandeid muidugi, aga et selles mõttes see on oluline, et see oleks nagu kellegi südameasi ja teine asi on see, et see peab kindlasti olema poliitikutele nagu oluline, et kui nemad kinni ei võta, siis neid asju tegelikult ei tehta. Ja kolmas asi on muidugi, et rahad taha tuleksid tegevustele, et nii kaua, kuni raha ei tule, nii kaua, kuni linna eelarve strateegias pole neid asju planeeritud, siis neid tegelikult ei juhtu ka, et võib nii palju rääkida, kui tahab. Aga jah, meie jaoks, nii, küsi. Ma küsiks, et aga miks ta on poliitikutele oluline, et mida sa teinud oled selle jaoks, et ta oleks poliitikutele oluline, et kuna see, teil on samamoodi, et ta ei ole ju nagu kohustuslik dokument, et teete selle, et ta on nagu siuke plaan, et miks poliitikud ei ütle sulle, et tühja see kava, et me teeme ikka neid asju, mis me vajame. Sellepärast, Tallinnas on sellepärast, et volikogu see kliimakava on poliitikule, Tallinna poliitikule kohustuslik, sellepärast, et see on Tallinna linnavolikogu poolt vastu võetud dokument, eks ole, et selles mõttes ta on nagu osa meie enda seatud eesmärkidest. Aga ma ei tea, mis sunnib poliitikud valija hääl, eks ole, et selles mõttes või mingi isiklik missioonitunne, et meil on eelmine ja praegune linnapea on ka nagu natukene erineva entusiasmiga kliimateemade osas, et seda tuleb ka arvesse võtta, aga mida me oleme ise nagu rõhutanud tegelikult siis, kui me organisatsiooni sees kui ka väljas räägime nagu kliimakavadest, on see, et vähemalt linnalises kontekstis tegelikult mitte ükski tegevus, mida me kliimakavast lähtuvalt teeme, et me tegelikult võiksime seda teha ka siis, kui meil kliimaga üldse mitte mingeid probleeme ei oleks. Et kõiki neid asju on tegelikult mõistlik teha ka mingitest muudest põhjustest lähtuvalt. Et kõik, mis muututab hoonete renoveerimist ja kaugkütte edendamist ja need sellised suuremad teemad on tegelikult kõik nagu nii või naa loogilised, eriti mis puudutavad ka kohanemistegevusi ja kohanemistegevuste puhul, mida meil linnasüsteemis ka ruumiloojad ja planeerijad teavad, on see, et me lähtume sellest, et iga ruumi otsus on kliimaotsus. Sellepärast ma küsisin ka selle üldplaneeringu kohta, et kui Tallinnas näiteks mingit kava ja et me ei hakka ekstra kava tegema, aga et kui Tallinnas hakatakse tegema uut üldplaneeringut, mis peaks siis hõlmama ideaalis ka siis rohesinivõrgustiku planeeringut, kus siis mõeldakse läbi kõik need rohelahendused ja muud asjad, et siis tegelikult nad on nagu selle dokumendi, praktilise dokumendi ideaalis võiks olla seal läbi mõeldud. Et sellise eraldi kava koostamine, ma ei näe sellele nagu sellisel juhul nagu põhjendust. Okei, selge pilt. Et siis jah, Tallinn on suur linn ja teeb asju nagu laiahäärteliselt ja kõik see on hästi keeruline. Et see on selline hea näide, kuidas nende kliimakavadega ja kliimaenergiaga seotud kavadega hakkama saada. Aga nüüd äkki on Indrek Sauelt, et Saue on see, kus ei ole kliimaenergiakava. Et äkki Indrek oskab rääkida, kuidas Sauel on hakkama saadud ilma kavata ja ka midagi juhtunud ei ole veel. Et elada ka ilma kavata.
et Indrek Eensaar, et Saue vald siis, et Saue vallal tõesti kliima- ja energiakava seni ei ole, et kliimateemad on olnud integreeritud niivõrd kuivõrd meie põhiarengukavasse ja me oleme püüdnud vältida selliste eraldi arengudokumentide tootmist, mille probleem sageli on see, et need valmivad ja siis unustatakse, jäetakse kõrvale, eriti võib-olla selliste Tallinna on süsteemsem ja suurema haldusaparaadiga, aga just nimelt väiksemate omavalitsuste puhul. Ja samuti meil ei ole näinud selget kasu, mis tõuseks meile sellisest kliima- ja energiakavast. Nüüd me siis Horizon programmi raames tegeleme siis kliimakindluse kavaga. Metoodika on samuti siis Horizon projekti poolt ja seal me oleme põrkunud mitmete takistuste otsa. Eelkõige, kuna seal programm algab siis lähteandmetest, mis tähendab seda, et tuleb ära kirjeldada siis kliimasündmused, mis siis kvalifitseeruvad kliimamuutustest tulenevaks. Väga keeruline on Eestis saada infot nende kliimasündmuste kohta, mis ületavad siis kliimamuutustest tulenevat künnist, et eristada siis tavapärasest ilma erinevusest, mis siis tuleneb kliimamuutustest. Ja teine probleem on see, et kõigi nende kliimasündmuste juures või ilmasündmuste juures võiks olla ka siis, kas need on põhjustanud rahalist kahju. Eestis taoline info täielikult puudub. Et kuna Euroopa metoodika nägi ette, et on olemas väga selge kliimast põhjustatud kahju, kliimamuutuste põhjustatud kahju, mida me hakkame siis läbi erinevate investeeringute ja tegevuste neutraliseerima. Et kahjuks Eesti puhul seda näidata ei ole võimalik. Et siis me jääme selles mõttes üldisemaks ja pigem tegeleme siis kliimakindluse temaatikaga või ilmastikukindlusega, et siis erinevast ilmastikust tulenevate riskidega tegeleda. Aga jah, et me samamoodi ei näe, et oleks vajalik eraldi mingi dokumendi tegemine, mida siis kas 10 aasta järel üle vaadatakse, et pigem on arengudokumentide ülevaatamine peaks olema iga-aastane ja regulaarne, mida siis tehakse näiteks omavalitsuse arengukavade ja eelarvestrateegiatega, aga et sellised pikaks perioodiks valminud dokumendid pigem ei ole väga tõhusad meie vaates. Ja siiamaani tunnistan, et ega me ei näe põhjust, miks oleks eraldi kava vaja või miks see dokument üldse nii väga vajalik on. Et ma saan aru, et seda saab siduda investeeringutega, et omavalitsus ei saa taodelda enam erinevaid toetusi, aga sügavam mõte jääb ikkagi pisut arusaamatuks. Ja samuti, mis puudutab neid heitkoguseid, et kõik ütleme siis omavalitsuse kontrolli all on teatav hulk heitkoguseid, mida siis kas omavalitsuse enda kontrolli all olevad asutused emiteerivad, aga näiteks transpordi puhul, eriti kui omavalitsus läbivad olulised maanteed, et see ei ole kuidagi meie kontrolli all. Et aitäh. Aitäh. Jah, et selline arusaam või see on ka nagu täiesti mõistetav arusaam, et tegelikult eks selle kliimakindla majandusseaduse eelnõus me praegu ka ikkagi kavandatud, et kas kava ise või siis omavalitsuse arengukava osana, eks ole. Ja, absoluutselt selles mõttes, et see ei pea olema eraldiseisev kava ja siin oli ka küsimus, et rohestamiskava võib olla absoluutselt ka energia- ja kliimakava osa. Proovime seda sama joont nagu hoida, et see ei ole nagu nui neljaks, et peab olema see, aga see on lihtsalt see sisu pool, et kust me saame selle sisendi eesmärkide jaoks, tegevuste jaoks, et kusagil peaks see nagu kirjas olema. Ja see on ka nagu et 10 aastat on pigem nagu miinimum, ma ütleks, aga selles kui iga aasta uuendatakse, värskendatakse, täpsustatakse, midagi tehakse ära, midagi tuleb juurde, et see on ka nagu mõistlik, et siis ei pea nagu iga 10 aasta mingit suurt tööd ette võtma ja maailma uueks muutma. Et see on täitsa nagu aru saada. Okei, ma käin vaatan siin vestlusaknas, me siin paarile küsimusele oleme vastanud. Siin on veel küsimus soojamajanduse arengukavast, et ma ei tea, kas meil keegi oskab selle kohta midagi vastata, et kas KOV-i
koostada soojamajanduse arengukava kaob nüüd ära ja asendub KEK-iga. Selle kohta vist ei oska midagi öelda. see on jah, aga energeetika osakonna. Me ei oska vastata, et me peame energeetikute käest küsima neid. Neil oleks ära plaanis kaotada ausalt, lihtsalt see kliimaosakonnas oleme meie liikunud oma energia- ja kliimakavadega edasi, nii nagu need liikmesriikides on samamoodi tehtud sellega, on ju, et siin tasub kaaluda, kui need nagu nii-öelda tuubeldavad. Aga ma saan seda energeetikutega üle täpselt, aga nii palju, kui ma tean, et energeetikud on mures selle pärast, soojamajanduse arengukavade pärast, et kuna seal on ka mingi kohustus taga, et neid justkui peab tegema omavalitsuses, et neil sellist suurt selgust ei ole, et kuidas see nagu juhtuma hakkab või kuidas seda edaspidi korraldatakse, et see on eraldi teema, aga ma täpsustan selle üle. Ja siis, mis siin vestlusaknas meil veel on, kavad, milline olemasolev KEK on ministeeriumi vaates kõige parem asjakohasem, et ei oska seda vastata. Ma võin öelda seda, mida ma olen teiste käest kuulnud, kes neid kavu on siis lugenud ja võrrelnud või teinud, et äkki Narva-Jõesuu kava oli vist äkki, ma ei tea, kas te olete kuulnud sama? Et jah, et minu arust oli Narva-Jõesuu kava oli üks, mida toodi justkui välja kui head need või oli Narva, aga minu arust oli Narva-Jõesuu. Aga jällegi, et ma ei ütleks, et et mis see hea või halb on, et ega meil on sama küsimus, et mis seal siis sees peab olema, et omavalitsus saaks seda kasutada, et niisama sinna andmeid kokku ajada kliima kohta pole ju ka mõtet. Enamgi veel, nagu ma alguses ütlesin, et meie keskkonnaagentuur ütleb, et Eesti kontekstis omavalitsuste kaupa igast kliimaandmeid välja lõigata on suht mõttetu, sest andmed nagu teineteisest üldse nagu ei eristu. Et selles mõttes jah, et peaks nagu vaatama, et see kava siis sisaldaks neid asju, mis oleks omavalitsuse jaoks nagu vajalikud. Aga näiteks Kerli Rakverest on siin, et Kerliga me ka korra rääkisime seda teemat, et Rakverel on ka see kava olemas. Ka äkki sa oskad midagi oma mõtteid anda edasi? Tere, olen olemas küll jah, et pilti mul lihtsalt ei ole endalt kahjuks võimalik kuvada. Aga eks meil on mõlemad kavad tegelikult olemas, et meil on kliima- ja energiakava, kus siis on nii-öelda linnapeade pakti kava. Aga pigem on sellega nii-öelda keeruline, et see on nagu selline kui armastuse suur kirg, et väga raske on seda tegelikult kõikide spetsialistide töölauale saada. Üldse need kliimateemad nagu kipuvad jääma keskkonnaspetsialisti ja meil ka siis linnaaegniku valdkonda, et tegeleme hästi palju sellega, et meil tekis on väga häid mõtteid, ideid ja mida me siis tegelikult oleme saanud siis rakendada praegu uute teede arendusprojektide puhul ikkagi juba soovime arvestada ja minna seda teed, et just kuidagi see laialdasem sõnum võiks ka jõuda võib-olla kohalikesse omavalitsusse, et see on tegelikult kogu omavalitsuse ülene ja kõiki teemasid vajab nii-öelda kajastada, et see ei ole nagu, ei jää keskkonnaspetsialistile ainult tööülesandeks. Seda me nagu tunneme, aga meil on jah, et üks esimestest kavadest ilmselt ja me siis meil nagu see alguse see mõte saigi, et kas meil vajab see kava uuendamist ja täna siis väga informatiivne olnud ja et siit võiks nagu tegelikult edasi minna just see juhend, mis siit läbi kumama hakkas, et me seda küll tahaks hea meelega näha ja vaadata, et mis siis meie selles kavas, kas on vajab muudatusi ja kas ta vajab kuidagi arengukava külge sidumist või läheme sellega edasi, nagu ta meil on, et mõtteid ja küsimusi meil siin on ja eks me vaikselt tegutseme. Okei. Selge pilt, aga siis ma võib-olla küsiks veel, et kas kellelgi on mingisuguseid arvamusi ja mõtteid selle teema osas, et tuleks nende küsimuste juurde tagasi, mis ma siin alguses ekraani peal näitasin, et kellelgi on veel arvamusi nende
kõikide vajalikkuse kohta, mittevajalikkuse kohta, kasutatavuse kohta, võib-olla rakendamise kohta jah, et kas ja kui palju on seda arvesse võetud, et üldse midagi tehakse. Tallinnast ja Rakverest olen kuulnud, et midagi ikkagi arvesse võetakse. Kas kellelgi on veel äkki mingisuguseid näiteid? Ja mina Tuuli Jah, ka Tuuli, Tallinnast, jah. Airi kolleeg. Et kirjeldan näiteks Tallinna vaates sellist seost, et meie ruumiplaneerimise üksused on praegu ka aktiveerunud teemadel, mis puudutavad näiteks kohanemise meetmeid, sealhulgas kõike, mis on seotud linna haljastuse ja rohelusega ja looduslähedaste lahenduste rakendamisega või nende kohta suuniste andmisega ja näiteks detailplaneeringute üksus on praegu koostamas omale sisemist juhendit, nii-öelda kliimakindla planeerimise juhendit ja ollakse tegelemas rohealade kompensatsioonimeetmete vaagimisega ja kõik see on praegu meie rohepöördebürooga ja kliimakavaga seotud sel moel, et otsitakse võimalust, kuidas ja mille alusel planeeringutesse seada lähtetingimusi planeeringute koostamiseks, projektide koostamiseks. Just selliseid lähtetingimusi, mille järgi tuleb arvestada, tuleb kaaluda kohapõhiselt neid kliimamuutustega kohanemise võimalusi. Et siin meil on kliimakavas mõned üldsõnalised põhimõtted olemas ja kliimakaval on ka tegevuskava, kus on meie oma sisemised vastutusalad ära seotud. Aga on selgunud, et tegelikult on puudu selline vahelüli, mis võimaldab siis kliimakavast jõuda planeeringutesse tingimuste seadmisega ja esimese asjana siis ka nende lähteülesannetesse selle kohustuse sidumisega. Et näiteks siin Saksamaal ja teistel linnadel on olemas ka sellised eraldi kavad, nagu on juba kirjeldatud siin ennem, et teistel Euroopa linnadel on neid kavasid mitmeid, mis siis ongi nagu planeeringute koostamise aluseks mõeldud, et on nagu see ühenduslüli seal vahel. Aga meil on näiteks see vajadus täna juba tekkinud, et meil niisugust ühenduslüli oleks vaja, et oleme kaalumas, kas isekeskis alles kaalumas, et kas oleks vaja teha kliimakavale üks lisa näiteks või leida mingeid muid võimalusi, kuidas jõuda planeeringutesse kohanemise meetmeid. See on ka tõlkimise küsimus, et kuidas need kohanemise meetmed tõlkida nii-öelda ruumilise planeerimise keelde. Et on küll koostatud juba uusi üldplaneeringuid, on ka koostamisel veel neid üldplaneeringuid, aga planeerimisseadus ega ka ilmselt keskkonnamõju strateegiline hindamine tänasel päeval ei pitsita meid veel nende kohanemise meetmete hindamisega sedavõrd. Nii et ma näen, et see kliimamuutuste süvenedes ja see trend on süvenev, siis ilmselt suurematel linnadel on see seos, pakiline seos just planeeringutega täiesti olemas või siis kohe-kohe kerkimas või siis hakatakse seda järjest rohkem teadvustama. Aitäh! Aitäh, jah. Kellelgi on veel mõtteid? No võib-olla küsiks, et meil on siin selle Euroopa majanduspiirkonna inimesed ka Teleri seeria. Äkki, teil oli paar küsimust konkreetsemalt, et kas te tahate äkki neid küsida? Nii, et mul ei
mul ei ole praegu enam meeles neid küsimusi, aga jah, et ma sain alles teada, et meil Euroopa Majanduspiirkonna programmist, see rahastus tuleb hoopis Norra programmist meil nüüd. Okei. Et jah, lihtsalt täpsustan. Aga jah, tõepoolest, et kliimaenergiakavad on plaanis selle aluseks võtta ja see programm on alles koostamisel. Aga kas, kuna me ennem rääkisime, siis ma sain aru, et meil on tegelikult see küsimus, et mille peale raha on vaja, tähendab, et see küsimus vist on nagu õhus, et mis see fookus võiks nagu olla, et kui neid kliimaenergiakavasid vaadata, et mis on need omavalitsustes need tegevused, mis võiksid sobida sinna rahastamiseks sellesse Norra programmi, aga oleks siis ka selles kliimaenergiakavas nagu olemas, et aitaks toetada kliimaenergiakava rakendamist. See küsimus vist on. Jaa, oli küll tõepoolest. Me kogusime kokku meie erinevates osakondadest sisendit, mis nende arvates on kõige olulisemad tegevused ja ka samuti siin, mida nemad on kuulnud, et mis on COVID-il olulised tegevused, et alates salvestustegevustest, seal rohevõrgustike loomisega ja muud tegevused, et pean nüüd muidugi otsima, natuke ootamatu oli see küsimus, ja siis meil tekkiski küsimus, et mis on kõige kriitilisemad küsimused, et mida COVID-il on vaja. Et siin on looduslähedased lahendused, linna ökosüsteemi taastamine, siis energia salvestussüsteemid, et kui päikesepargid on juba olemas, et siis jääkenergia kasutamine või siis jah, serveriparkidest näiteks. Selle küsimus on, et kas need on olulised või on veel mingid tegevusi omavalitsuste vaatest, mis võiksid olla sellised olulised silmapaistvad ja aitaksid toetada kliimaenergiakava rakendamist ja mida siis saaks sealt Norra programmist rahastada, eks ole. Ja. Et kui kellelgi on selles osas mingisuguseid mõtteid, et siis jah, Martin Kikas, palun. Ja, et tegelikult, et sellele vastata tuleb hakata natukene kaugemalt pihta, et kui me tahame ja täna on nagu kokku lepitud, et COVID teevad energia kliimakavad, tõsi, see on jätkuvalt vabatahtlik, teevad nüüd territooriumi põhiselt, siis kuidas nad suudavad, esiteks andmete kohta ma sain informatsiooni kätte, et jah, kui me suudame tarbimispõhiseid andmeid ja vastavaid siis ka kasvuhoonegaase kätte saada iga-aastaselt, siis on võimalik seiret teha. Nüüd on küsimus selles, et kui me tahame territooriumi põhist, siis KOV võib ju territooriumi põhise inventuuri teha, aga kuidas ta rakendab meetmeid väljaspool nii-öelda oma vastutust ja käsuala, ehk siis elanikkonnale, ettevõtetele ta kohustusi väga palju panna ei saa. See natukene puudutab ka sellise territoriaalse või ruumilise planeerimisega, ja see Tallinna küsimusega, et kuidas jõustada nagu kliimakohanemise, et jah, kliimakohanemise nagu nõudeid, et kas võib minna rangemaks, ei või minna rangemaks kuskil, kuidas neid ellu viia. Ja teiseks, kuidas töötada välja kliimakava või siis ka eesmärgi, energia või kliima eesmärkide rakendamist erasektorile, on see siis, eks ju, elanikud või ettevõtted. Seda tegelikult täna KOV ei saa. Ja ei saa sellepärast, et meil ei ole tegelikult KOV-il nagu poliitiliselt antud rolli tegeleda kliimaenergia majandusega või kliimaenergia valdkonnaga üldiselt, eks ainult oma pädevuse piirides, lasteaed, koolid, haldushooned, natukene teid ja natukene tänavavalgustust, üldjuhul kõik. Aga tegelikult väga palju emissiooni tuleb ju tegelikult erasektorist. Ja kui me nüüd tahame, et KOV tõesti kava teeb kogu territooriumi põhise ja tarbimise põhise, siis seda mõjutada eesmärkide suunas on üsna vähe võimalik. Seetõttu võib-olla me peaksime mõtlema selle peale, kuidas
anda KOV-idele nii-öelda vastutus ja roll kliimaeesmärgi täitmisel. Ehk siis need KOV-id, kes tahavad võtta eesmärki, saavad, aga neile antakse ka vahendid. Kes ei taha, loomulikult, miks mitte, sellepärast, et ega meil on täna Eestis suhteliselt hästi, meil on olemas riiklikud kliimaeesmärgid ja meil on olemas meetmed otse sihtrühmale. Ehk siis elanikkond tegeleb ise oma asjadega, ettevõtted tegelevad ise oma asjadega, tegelikult KOV seal vahel ei mängi mitte mingisugust rolli. Tõsi, ta vahepeal jah, võib deklareerida oma arengukavas, et kui hästi meil on 3 rohelist ettevõtet. Et selle peaks nagu kõigepealt ära lahendama, eks me peame nagu süsteemi korda saama. Teine asi on võib-olla, kuidas tõsta seda poliitilist vastutust, on see, et meil võib ju olla kliimaenergiakava, mis ongi strateegiadokument, pikem vaade, ehk siis valimisperioodi ülese vaade oma territooriumi arendamisele. Et tegelikult, kui KOV kavandab operatiivtegevust, eks ju, oma 4-aastase plaani järgi eelarvestrateegia vastav arengukava, siis tegelikult võiks ka seire olla kas iga-aastane ja seal seires nagunii arengukava vaadatakse iga aasta ju üle ja üldjuhul KOV-id seda nüüd juba ka väga tublisti teevad, siis võiks seal olla tegelikult ka sellised kliimaenergia indikaatorid, mida nad siis vaatavadki korra kindlalt teatud perioodilisusega üle, on siis üle 2 aasta või üle 3 aasta, aga igal juhul valitsusperioodi lõpus võiks olla ju niiviisi, et see valitsus oma perioodil saavutas seda, aga ta saavutas seda ka kliima- ja energia eesmärkide kontekstis. Et ka sellised asjad võiksid olla tegelikult. Siis me saame ka rohkem saada poliitilist tuge ja KOV-ide võib-olla motivatsiooni selliste teemadega tegeleda. Nüüd tulles alguse juurde jälle, et kui ma natukene küsisin, et kas meil on olemas tarbimise andmed KOV-i põhiselt ja territooriumitel, siis öeldi, et jah, nüüd hakkab meil iga aasta olema selline tarbimispõhine ja KOV-ide kaupa ära jagatud kasvuhoonegaaside dokument olemas, väga hea, tore, aga jällegi meie kui kavade koostajad tihti põrkume selle taha, et kui me hakkame nüüd kliimariske kaardistama, siis meil sisuliselt on ikkagi olemas kliimaandmed, hästi üldistades kogu Eesti kohta ja meil ei ole tegelikult KOV-i põhist kliima. Nii nagu ka Saue jälle tõi ette, et meil tegelikult ei ole, kui palju on kliima mõjul tekkinud sotsiaalseid või sotsiaalmajanduslikke selliseid kulusid, nii ajaloolisi kui ka tegelikult veel vähem siis, eks ju, ettevaatavalt, et ma pean ju homset planeerima. Et tegelikult meil ei ole KOV-i põhist ka kliimaandmestikku tegelikult väga head võtta või kliimaprojektsioone õigemini, sellepärast, et arengukava me teeme ju ette. Me peame teadma, mis toimub 10 aasta pärast meie kliimaga, et seda siis hinnata, kas täna me hindame seda Eesti kliima kontekstis või Eesti kliimaandmete põhjal, siis eks ju, kas need kliimariskid on siis keskmise, madala või kõrge rakendumisega ja kui intensiivselt nad on, eks ju. Aga tegelikult meil isegi piirkondlikud oleks head, et meil on täna rannikualad, meil on täna saartealad, meil on täna maismaalad ja meil on täna, eks ju, natukene sellised muhulisemad või mägisemad alad. Ehk et meil on tegelikult väga palju erinevaid piirkondi, kus tegelikult kliima ja kliima mõjud või riskid avalduvad natukene erineval moel ja seda andmestikku ka pole meil täna. Aitäh! Siin jah, et eelmisel esmaspäeval tegelikult ka ju selle kohtumisel tutvustati seda kliimaatlase projekti, mida me teeme, et kuhu meil on plaanis siis lisada ka need uute kliimaprojektsioonide andmed, aga jah, sellega läheb veel kahjuks aega. Et kliimaprojektsioonid valmivad meil 2026 aasta lõpuks. Et siis me saame hakata täpsemaid andmeid KOV-idele jagama. Eks siis jah, aga kliimaatlases praegu on plaanis mineviku andmed lisada ja nii palju, kui meil on, siis ka need tuleviku kliimaprojektsioonid, mis meil praegu olemas on. Et see projekt tegelikult aasta lõpuks me sooviksime juba esimest pilti näha. Et siis me püüame praegu seda maakonnapõhiselt neid andmeid sinna esitada, aga ma saan arutamisel ka, et kas see võiks olla natukene täpsem. Et ega rohkem praegu ei täpsustagi. Okay. Ja Martini märkused ja tähelepanekud on loomulikult õiged, et see pilt on suhteliselt kirju. Ta
keegi veel midagi? jah, ma tahtsin seda ütelda, et kliimakindla majanduse nagu seaduseelnõu kontekstis võib-olla siis see ka veel, et me tegime seda poliitikute soovil lühemaks, et oleks lühem ja selgem, aga see ei tähenda seda, et need nii-öelda osad, näiteks seal olid avaliku sektori eesmärgid, et need me põhimõtteliselt nüüd prügikasti viskame, ütleme, seda pole vaja, vastupidi, et me nüüd vaatame selles mõttes teravama pilguga igasuguseid eriseaduste muudatusi ja kindlasti ühesõnaga me tahame siis näiteks planeerimisseadusega samamoodi on ju, et kui me ütleme, et riiklikud kliimaeesmärgid on sektorite põhiselt sellised ja sellised ja oleme kliimaneutraalne riik aastaks 2050, siis ka nagu planeerimisotsused, haldusotsused peavad toetama tegelikult neid eesmärke. Et see on ka nagu see töö, mida kliimaosakond kindlasti vaatab nagu terava silmaga, et planeerimisseadus või siis riigihangete seadus, et kõik seadusemuudatused või siis võtame ise ette need seadusemuudatused, et tahame ikkagi, et me liiguks ka selles suunas, mitte ei laseks lihtsalt Riigikogus läbi mingit paberit, mis on nagu selles mõttes jääbki paberiks. Ja esitame iga-aastaselt oma inventuure ja prognoose ja tegelikult nagu mitte mingis suunas ei liigu. Et eks me seda nagu ka siin jälgime ja vaatame. Okei, aitäh. Et ma võtaks selle koosoleku siis nüüd minutiga kokku, et see, millest me alustasime, see esimene küsimus, et kas ja milleks neid kavu on vaja, et võib-olla selles osas me selle kindluse või arusaama täna ikkagi saime, et nendel kavadel mingisugune sisuline mõte on olemas nii omavalitsuste poolelt kui ka ministeeriumi poolelt, et meil mõlemal on seda justkui vaja, et siin on käärid sees selles osas, et jah, et kuidas me neid andmeid kasutame, neid asju kokku paneme, et see on see pool, mida saab nagu parandada ja selle peale me siis ka nagu mõtleme, et just selle juhendi vormis ja see analüüsi teema, mis praegu nüüd siis käivitub, et detailsemalt sisse vaadata nendesse olemasolevatesse kavadesse ja selle põhjalt midagi järeldada. Nii et ütleme jah nii, et päris nagu siis loobuda nendest kliimaenergiakavadest plaanis ei ole, et see läheb kindlasti edasi, aga see oluline märksõna on jah, et see kvaliteedi parandamine, ühtlustamine, võrreldavuse tagamine, et see on siis see suund, mida mööda peab minema. Ja ütleme meie poolt vaadatuna, kuna me siin mingil määral tegeleme ka raha jagamisega, et siis see komponent ilmselt saab tulevikus olema kõige tähtsam nende kavade juures, et kui siin seal kliimaenergiakavas kirjas pole, ja sa soovid teha siis vastava valdkonnaga seotud investeeringuid, et siis on nagu keeruline, et jah, peaks hakkama nagu mõtlema selle peale, et see kliimat, keskkonda, energeetikat mõjutav tulevik oleks seal kavas adekvaatselt kajastatud. Aga siin vastuseks veel siis, et teha, et igasuguseid juhendeid saab teha ka ise ja nii edasi, et kuna meil see töö on pooleli, ja siin lähiajal kohe midagi ei juhtu, et pigem aasta lõpu poole, et ma siis pakun ise välja, et kui miskit meil olemas on, et proovin selle grupi uuesti kokku kutsuda ja seda infot jagada ja siis täpsemalt arutada, et kui läheb mingi juhendi tegemiseks või ühtlustamiseks, et siis teiega kokku leppida, et kuidas me seda teeme. Aga praeguseks jah, et kasutage seda raha, mis olemas on, et kõik seda ütles meile siin just, et raha on olemas, et tulge küsige, kuigi jah, rakendamise jaoks, et seda siis peaks ära kasutama. Ja ühesõnaga mina sain põhjaliku info kõikidelt osalejatelt, et ma loodan, et andis kohtumine kõikidele kuulajatele ka seda enesekindlust ja teadmist, et see on valdkond, millega me edasi tegeleme. Siis tuleb rohkem pingutada ja asju konkreetsemaks teha. Minu poolt kõik, et kui kellelgi on küsimusi, täiendavaid ettepanekuid, et andke aga mulle e-postiga teada või helistage, et saab ka siis hiljem oma ettepanekutest, märkustest teada, et
ja kuni järgmiste kohtumisteni. Järgmine kohtumine on muide 3. juunil, siis me räägime omavalitsuste rohereformi võrgustiku inimestega ja siis seda teemat puudutame seal ka kindlasti lühidalt. Minu poolt aitäh, nägemist. aitäh, head õhtut. Head päeva. aitäh. aitäh kõigile.